Tervitus! Üle pika aja metsaelutuskäigu video. Merike numbrite keel. Ja see, et videot ei tule, ei tähenda seda, et ma metsas ei käiks. Vahest lihtsalt ei võtta mitte ühtegi asja kaasa. Lihtsalt niisama. Selline see elukene on. Pane sina ka kommentaaridesse, kas sa käid metsas elutamas hommikuti. Või noh, kas hommikuti võib-olla üleüldse. Selleks kunagi sai mul koerad võetud. Alguses üks ja nii ta läks. Üks kihutab meil kogu aeg nii kiiresti. Näed, siin ta on. Ja teised kakerdavad siin järgi. Näed, memmekene tuleb ka. Sätib navigaatorit muudkui ja nii, kähib vahepeal ja keerab süüdet õigeks. Oh, ta on selline lahe printsess. 13 aastat juba siin tiksunud meiega. Jaa, aga see selleks, teate, tegelikult tahtsin ma teile ütelda, et nii nagu ma olen lubanud, siis ma panen pühapäeviti, vahest ka panen laupäeviti, aga pühapäeval siis hoian lahti selliseid videoid, mis on siis klubiliikmetele mõeldud. Ja suur tänu teile, klubiliikmed, et te olete. Ja klubiliikmelisus tegelikult on suht selline, kuidas ma nüüd ütlen, hästi vahva toetajaskond, kes annab inspiratsiooni teha neid asju, mida ma teen. Ja ma olen nii südamest õnnelik teile kõigile. See on nii selline, kuidas ma ütlen, ma olen väga võetud sellest ja ka seda, et on nii palju huvitavaid inimesi, keda teile tuua ja klubiliikmed saavad alati siis esimesi videoid vaadata nõksu enne teisi. Ja on teatud, näiteks podcastid, kus kohas ma esinen, osalen, aga meil on selle podcasti tegijaga siis see kokkulepe, et mina ei pane seda avalikuks enne, kui tema on enda kanalile pannud. Ja nii siis ongi. Ja siis lihtsalt klubiliikmed näevad nii kaua siis seda, et tuleb veel paar huvitavat podcasti, kus ma osalen. Ja nendega tuleb siis sama lugu. Aga tahan tegelikult siis teid tänada kõiki, kes te siin olete kanalil. Ja ma saan nii toredaid tagasisidemeid. Ja on isegi selfie tahetud, selfie selles suhtes. Jah, pilti teha, et issand kui lahe see on, et mulle nii meeldib, et tead, mu ema vaatab sind, et kas ma võiksin pilti teha, et saadan emale. Muidugi võib. See on nii lahe. Eile oli nii armas õhtu selles suhtes, et mul käis üks poeg külas ja siis tuli teine poeg külla ja kuidagi täitsa ootamatult ja oli nii mõnus selline nostalgia õhtu, rääkisime igasuguseid asju ja mul tuleb kohe vägis oma eksama lause meelde, et kui oleks teadnud, et need lapsed, siis temal oli 3 poega, mul 2 poega, aga siis ta ütles, et kui oleks teadnud, et need pojad on nii lahedad, siis oleks neid omal ajal rohkem teinud. Nüüd peab hakkama lapselapsi ootama, mis siin ikka. Aga ma siis ei tulnud ainult oma elust rääkima. Ma natuke navigeerin, vaata, kui see mumm on. Mumm memmekene tuleb, kihutab, täiega kihutab. Ma näitan teile ka. Näete, seal ta on. Rallikäik on sees, kiirteel praegu. Ja vahepeal vaatab vasakule, see on natuke paha mõte. Peab sammu kiirustama, näete. Rallikäik on sees. Mulle räigelt meeldib see, kuidas ta kihutab ja vahepeal täiega nagu stoppab. Siis ma naeran, siis ta sätib oma navigaatorit. Tahtsin seda ütelda, et jah, et siis sellised videod on teil ka nüüd vaatamiseks, et kasutage seda võimalust. Seepärast, et on tulnud jah teatud sõnumid mulle ja on palutud, et kardetakse siduda mingisuguste maksude võtmistega kõige muuga ja täiesti arusaadav. Nii et kasutage seda juhust. Ja minu videoid selles suhtes ei pea nagu väga vaatama neid. Lihtsalt pange käima, tehke süüa, jalutage, pange telefon tasku, kui telefonis kuulate ja lihtsalt pange taustaks. Ja nüüd nendest kokkusaamistest, mis on nüüd läinud täiesti nagu kulutuli liikvele ja ausalt öeldes on see, et üks asi vist teiseni. Kui sa vaata ka teed asja, mida sulle väga-väga meeldib teha, siis hakkab nagu justkui universum, looja, Jumal, kuidas me seda igaüks nimetab oma nimega. Mõnele on ta Allah, eks ju. See ei ole usukanal, tuletab veel kord meelde. Et hakkab nagu justkui sulle kogu aeg nagu sind lükkama kuhugi. No vot, ja siis siit ongi tulnud nüüd see, et meil tuleb see esimene kohtumine teie, kes olete Soomes, elavad eestlased. Siis meil on 14. õhtul, see on reede õhtu. Jõuate enne Mardilaato 15-16, nii et jõuate enne seda tulla ja kurssi viia.
siis natuke numeroloogiaga. Ja see on Haarniskan D5 Helsingis, minu meelest, kui ma nüüd aadressi õigesti ütlesin. Aga ma olen selle info üles pannud siia YouTube'i ja siis ka suletud Facebooki grupis on nüüd palju asju üleval. Ja on olemas ka numbritekeel.ee, vaadake, seal on selline nagu vestlusõhtud pandud ülesse. Seal on siis Soome vestlusõhtu, see 14, siis on 23, mis on Tallinnas ja siis 23 november ja siis 9. detsember tuleb Pärnus. See on ka tegelikult juba Facebookis igal pool üleval, kodulehel veel ei ole, aga paneme selle ka üsna kiiresti sinna ülesse. Võt sellised asjad ja see teema on siis ühine seal. Kõigil inimesed on siis erinevad, aga enne kui ma teemast räägin, ma tahan teile ütelda, et palun pange ennast kirja sinna. Kui sa veel kahtled, kas sa tuled, siis sa võid ikka selles suhtes kirja panna, et me teaksime varuda neid istumiskohti ja praegu, kui paljud on küsinud, et Tallinnas, et kus kohas see on, sellepärast ongi nõksu lahti, et inimesi kogu aeg liitub juurde ja selle järgi siis me vaatame saali, kuhu me lähme. Ja seal aitab mul kallis Kairi organiseerida. Kairiga koos me seda teeme. Kairil on see suurem vastutus kohaliku tüdrukuna seal. Mina siit Soome poolt lihtsalt lähen sinna. Et aga hoiame siis Kairile selles suhtes pöialt ja lihtsustame tema elu, et ta saaks paremini seda organiseerida just koha suhtes. Ja see garanteerib siis selle, et me saame nagu õige arvu inimesi. Ja kindlasti jätame sinna natukene ka ruumi, et kes ei teadnud veel, kas ta tuleb või mitte, siis saate tulla ikka kohale. Ja siin Soome pool on täpselt sama lugu, et väga kiiresti kohad täituvad. Seal on natuke väiksem ruum, selline mõnus upasem, tegelikult väiksem ruum, ma ei tea ju tegelikult, mis Tallinna ruumiks tuleb, aga Soome pool on siis teada, et sinna maksimum 50 mahub ja väga kiiresti täituvad need ruumid, nii et kirjutage palun sinna ja registreerige. Ja mul on nagu see suur soov ka, et vähemalt Soome registreerimisel on üleskutse sinna pandud. Ma ei mäleta, kas Tallinna omasse ka sai pandud või mitte ja Pärnu omasse, aga teie sünnipäevad, ehk nii nagu ma olen 16 sündinud, et siis oleks vahva, kui te paneksite oma sünnipäeva sinna kirja. Ma tahan teha natukene teiega väikse triki ka, et ei oleks lihtsalt mingi kuiv monoloog. Nii ja siis teemadest, mis seal tuleb siis rääkimiseks. See on nii huvitav, minu jaoks vähemalt. Et mis toob siis 2026 meid kõiki. Ja see on ka niimoodi, et igaüks saab sealt siis ka mingi materjali. Vaatame, kui palju seda kõike seal jagub. Ma ikka üritan printida seal paljusid asju välja ja saate pildistada neid endale seal ja mida iganes. Et saaksite sellise mõnusa ülevaate, kuidas see elu siis numeroloogiliselt liigub ja saate toetuspunkti sealt ja natukene paremini aru ka, kuidas sättida seda oma elukaaslasega, seda elukest. Just siis seda, et kuidas need aastad, isiklikud aastad liiguvad. See on mu point. Sellest üks asi on see, kui te videoid vaatate, aga kui te tulete kohale, siis me saame vestelda, te saate küsida. Sest ma ei tule seal ainult lihtsalt nagu loetlema seda ja siis on niimoodi, et umbes kõik on ju tšaukaka olema laiali, kindlasti mitte. Et siis räägime edukuse koodist. Tulen natukene rohkem seletama seda, mis asi see on, kus see tuleb ja räägime neid ka lahti. Ja väga paljud, kes laivides on osalenud, siis juba kõike teavad seda. Te lihtsalt kannatate ära, võib-olla teemegi nii, et tõstavad käed need, kes seda ei tea ja vaatame selle järgi, et see oleks ka hästi muhe koht, kus kohas näiteks jällegi küsida asju juurde. Et ühesõnaga kasutage mind selles suhtes ära nii palju, kui te olete mõelnud, et näed, et kui Merikest näeks, siis tahaks seda küsida, nii et küsige. See on see mõte. Ja Kairiga vestlusõhtu ja Piiaga vestlusõhtu, ehk siis Piia on siis Pärnu poole peal, kes organiseerib seda. Et sinna ka registreerimisel kindlasti andke pigem teada, et te tulete ja arvestame ka kindlasti mingi protsendiga, kes siis nagu ei tea veel täpselt ja kirja ei pane, aga jällegi selle ruumi või selle kohaga minu meelest Piial oli olemas, kus kohas me kohtume. Minu meelest oli see et ma mööda nüüd ei paneks, see oli Pärnus. Jeesus küll, nüüd ma panen küll täiega mööda, kui ma teile ütlen. Parem tulge vaadake seal Facebooki grupis numbrite keel, kus kohas see on. Mingi spa hotell oli Pärnus, aga ja ma jään vastuse võlku, ma ei taha valetada.
nii nagu ma ütlen, mul mingid nimed jäävad kehvasti meelde, aga öelge palun, mis päeval keegi on sündinud, siis jääb kiiremini meelde. Teate, kui naljakas, siis mul on elupäevad olnud mingi probleem nime meelde jätmisega ja nüüd ma saan lõpuks pointile pihta, kui keegi ütleb näiteks, et on 22 sündinud, mul sellest piisab, see jääb kohe meelde. Või siis 10 või 11 või 13 või ma ei tea, 28, 27. See on nagu aamen kirikus. Nüüd ma saan väga hästi aru, miks see kunagi niimoodi on olnud, seepärast, et kogu aeg on mind numeroloogiasse viidatud. Ma pean natukene suunda muutma. Lussi, natuke ma kutsun oma koeri. Üks onu nii reipalt kõnnib seal. Vaatame. Väike salaluurekas, kuhu ta läheb, mis ta luusib siin minu metsas. Ei, tegelikult see pole minu mets. Näete, memm sai ka praegu atra seatud, jõudis järgi. Jee, ei jäänud rongist maha. No nii, näete, Lussi näeb ka, et seal keegi liigub. Lussi, mis me teeme selle teadmisega? Ei midagi. Lähme koju. Oli vastus. No vot, siis panen teid kõigi koos midagi tegema. Selleks olekski hästi vahva, kui te panete oma sünnipäeva kirja. Ja ma ei mäleta, kas Piia ja Kairi panid sinna registreerimisele selle ka, et mis päev sündinud olete, aga ma olen natukene luusin seal ka ise ringi ja kui ei ole seal seda küsimus, siis pange ise kuhugi kirja. Päev on ainult oluline. Ja kui ei ole, siis küsin koha peal. Ja siis vestleme ja saate küsida ja küsimistega on ka see lugu, et kui ma ikkagi mingit vastust kohe nakstigi ei tea, siis ma lihtsalt ütlengi, et see on juba selline natukene rohkem kaevamise koht, kus peab sünnikaardi hakkama juba lahti kraapima ja vaatama, mis seal on. Et väga paljud asjad on juba siin kogemustega tulnud selgeks. Seepärast, et teate, numbrid kogu aeg räägivad ühte ja sama juttu. Number ei valeta. See on nii nagu raamatupidajad ütlevad, et nii see on. Ma olen raamatupidamises väga selline mitte toimiv. Ja niimoodi see ongi, vaadake, väike pilk memme poole tuleb. Väga hea, see on tähtis, et memm tuleb. No võt, siis äkki vist saigi kõik räägitud ja live kokkusaamised siis meil siin YouTube'is käivad siis niimoodi, et ma panen teile kindlasti ette teada selle, et kui me saame kokku. Ja täna on pühapäev ja ma ikkagi veel ei tea, kas me saame täna kokku või mitte. Et jälgige nii palju asju, mida peab ära tegema, siis ma mõtlen, et kas ma jõuan seda teha või mitte, seepärast ongi nii. Ma küll sätin alati oma graafikud, nädalad ja värgid täpselt nii, et ma saaksin teha, aga vahepeal elu lihtsalt läheb täiega peale ja siis ma kuulan ennast, et kuidas seda teha. Kuulake lihtsalt neid YouTube'i, neid live kokkusaamisi juba, sellepärast, et seal lihtsalt inimeste numbrid muutuvad, aga numbrite seletused on ikka samad. Vot, ma olen hullult erutatud tegelikult kokkusaamiste pärast, et eile siin ka oma parema käega, eks oma miniaga, kes on ka 16 päev sündinud, siis panime natukene asju kokku veel ja mitte asju, aga plaane. Just me ju kuulge, teate, mis ju väga oluline asi. Vot, nupatasime meile, kuidas seda ilusti üle anda, seda kingitust. Et 10 esimese registreerinu vahel, kes siis tuleb ka kohale, et registreerimine registreerimiseks, aga kohale peab ka tulema, siis loosime välja kirjaliku analüüsi väärtuses 202 eurot. Et vaat sellist asja siin neile nuputasime. Ja üsna põnev. Ja see on selline väike, et nüüd on siia Soome kokku vestlusõhtuni on aega ainult, palju see on, 4 päeva, eks ju. Nii et tulge siia kribin-krabin ja teie eestlased, Eesti eestlased, kes te siin Soomemaal ei ela, siis kasutage võimalus seal Tallinnas kokku saada, Pärnus kokku saada. Ja siis saadamegi selle aasta kuidagi niimoodi ära. Ja kui on veel, siis vaatame, kuidas sealt edasi läheb, et kui on mingeid mõtteid siin juba küsiti, kas Ida-Virumaal ei tee. Ausalt öeldes teate, see Kairiga ja Piiaga tuli ka nii huvitavalt see kuidagi välja, et see sealt läkski rulluma nende tüdrukute kaudu, see lugu. Jah, eks elu näitab. Hästi palju oma elus ikkagi läheb mööda usaldamist. Ja eks siis elu ütleb, kuhu kohta järgmiseks lähme. Ma ei ole väga sinisilmne, ärge nüüd seda ka arvake, ma pole mingi selline lillelaps. Ma olen üsna jalad maas ja tahan, et ka kõik minu elus toimiks nii, et ei lähe nagu väga pilvedesse.
vot, nüüd hakkan siin tunnetest rääkima, on ju, ei hakka, vot, ei hakka. Kõik on asjad nii nagu on. Täna on pühapäev ja siin metsas räigelt tehakse mingisuguseid asju, mingid traktorid on siin ja ma natuke räägin kurvast asjast ka. Siin, kus ma elan ja see, kus ma jalutuskäike kogu aeg teen, siis meil on siin kõrval kohe üks selline, noh, kes teab, mina ei oska teile rohkem nagu ütelda, aga firma nimi on Create. Tal on siin suured laoplatsid või mis ta siin on ja siis seesama mets, kus ma siin ringi jalutan kogu aeg ja ette nagu nii nüüd oma mets. Ja kuulete ka praegu müra vist. Need metsad nad teevad ja siis see mets võetakse kõik, see Create võtab enda alla selle. Räigelt kahju on. Me elame täpselt siin, ma elan hästi huvitavas väikses külas. Ma alati naeran vana jumala seljadega, et väga lähedal tegelikult igale poole, linnale ja kõigele, aga selline küla, mida tegelikult ei ole üldse näha mitte kuhugi. Paljud, kes on siia tulnud, ütleb, et see lõpet pole aru saanudki, et siin on mingisugune selline koht. Meid on siin võib-olla umbes 25 maja ja meil on Soome kohta väga naljakas selline WhatsAppi külarühm. Vot, ja siis me siin kõik võitlesime selle vastu, aga see ei läinud läbi. Nii et kogu see ilus metsakene lihtsalt läheb mingil hetkel maha. Ja siin ma natuke käin ja nostalgitsen nende puudega ja ma ei ütle, et ma nüüd väga puudega jutustada olen saanud, aga olen küll saanud. Et selline, teate, vahest on nii kahju. See on nii mõnus koht selles suhtes, et aga jääb veel metsa juurde. See tuletab meelde, teate seda Sõrmuste isandat minu meelest, siis kui nagu võeti ka täiega nagu metsa maha ja siis need puud rääkisid. Selline, ja ma ei tea, miks ma seda räägin, aga võt nii ongi. Ja siis siin kõik suurem osa küla elanikest, isegi need, kes ei käi metsas jalutamas, ikkagi on kahju. Ja nüüd siin mingid traktorid luusivad ringi juba nädalavahetusel, panevad mingisuguseid poste maasse ja uurivad seda maapinda ja nii ta lihtsalt ongi. Nii et see koht, kus ma praegu kõnnin, varsti seda ei ole. Siis siin on hästi palju asfaltit ja tehasehooneid, mis tegelikult teisalt on võib-olla head, et inimesed saavad töökoha. Ja siis see maja, kus ma elan, siis selle vastus on praegu täpselt mets, kus ma aloitan oma jalutuskäiku, aga siis siin on võib-olla väga suur tehasehoone kunagi. Vot. Ja vägisi need asjad niimoodi lähevad. Aga vaatamata selle numeroloogia mitte kuhugi ei kao. Et majad kerkivad ja neid lammutatakse ja meie memme kõike jätkame. Näete, tõmbab ralli peale praegu. Jalad mudaseks hästi. Vot teie korte omanikud, kes pesete tüdrukutel jalgu, tahtsin ütelda, jah. Me peame nüüd vanni kaudu käima, et tüdrukutel jalad puhtaks saama enne, kui tuppa astuvad. Vot siis on selline udupeen tehnika, kuidas me vannini jõuame. Seal vahepeal on mingi 4 valget vaipa. Vot selline elu. Näete, nüüd räägin nagu siit sealt, virvar. Aga ikkagi kohtumised tulevad meil megad. Ja, et ja siis üks väga oluline asi veel. Carmen Britson, Carmiola de Santura. Tema organiseerib hästi vahva sellise koolituse. Nüüd ma jälle jään vastuse võlgu, aga Facebooki lehel on see olemas, see koolitus ka. Klikkige sinna, see ei tulnud mul kuidagi videona seal lahti, aga noh, ma ei ole mingisugune IT-spetsialist. Et seal mina olen üks ka loengu pidajatest ja ma tulen seal rääkima ametitest, mis konkreetselt sobivad ja ma annan seal ühe lahenduse. See on see asi, mida ma ütlesin klubi liikmetele, tulen ka tulevikus tegema, aga nüüd teen seal sellises lühiversioonis. Nii et seal on hästi palju esinejaid. Kristel Ensin ja Vallo. Starfish on see firma, Vallo, perekonnanime ei mäleta. Näete, jah, kui ma teaksin Vallo sünnipäeva, ütleksin kohe põmm ära, aga pole uurinud. Võt niimoodi. Ja siis podcasti osades siis Million Mindseti vedajatega on meil podcast tulemas ja tuletan meelde siin ka, et Million Mindseti see kood, numbrite keel annab teile -10% tellimustest, kindlasti kasutage seda ära. Sellel vähegi ma ei tea praegu, et peaks olema mingi aegumine, ma ei usu eriti. Ja siis on hästi vahva üks, mul on 2-3 podcasti juba ka kokku lepitud. Ühesõnaga palju asju on veel tulemas, teate. Ja numbrite või numeroloogia osas siis number 8 ootavad oma järjekorda number 9.
ja mul on väga palju materjali, mida ma olen ette valmistanud ja loomulikult kirjalikud ja suulised kliendid, nii et teate, see ralli jätkub meil. Ja elu on elamist väärt. Ja teate nüüd, mis need on udused päevad, ei tundugi üldse nii udused, kui sul on kogu aeg asju, millega tegeleda. Pane ka sina kommentaari siia, millega sina tegeled. Et need sellised udused ja pimedad päevad valgemaks teha. Siis vahest ma ei saa üldse aru, mis päev on, sellepärast, et kogu aeg on nii palju tegemist, et vahest tundub, et just alles oli reede, juba jälle on reede. Või siis just alles oli esmaspäev, juba jälle on esmaspäev. Et jah, mul on 2 väikest sellist kõrval pusinessi ka, millega ma tegelen, aga numeroloogia võtab kogu mu praegu energia, nii et hästi vahva. Ja 2026 aasta on üleüldse, 2026 jah, on üleüldse siis number 1 energiaga meil tulemas ja ma olen rääkinud, 2025 on 9. Ja tahame, me ei taha, aga siin midagi lõpeb. Ja vägisi midagi lõpetatakse, on see siis elukoht, kus sa oled elanud, võib-olla suhe, võib-olla töökoht, igal ühel on omad asjad. Ja kui sa tegeled seal mitme asjaga, siis seal vägisi mingi asi hakkab aru nagu lõppema ja uus algus tuleb ja siis see, mida me siin vestlusõhtutel räägime, siis ma räägin seda ka veel, et igal ühel on veel oma isiklik aasta, energia-aasta, et minul on 2026 on number 1. Ülemaailmselt on see 9, eks ju, minul on number 1. Ma tean, väga paljudel on see number 1. Ja see, mis ma sellel aastal teinud olen, ma pole mitte kunagi elus sellise ralliga midagi teinud. Aga noh, vanus pressib ka peale, vaata. Tarkus tuleb ka juurde ja mis ikka teed? Peab meeldima. Ja minu meelest on see vaimsus väga hea, sellepärast see toetab nüüd minu hingemissioon ja minu ametite kolmnurgas, siis need asjad täpselt nagu sünkavad väga hästi omavahel. Mis siis tähendab seda, et online töö ja missiooni poolest peaksin ma vaimne õpetaja, kes teeb seda ilma maskita ja on ehe. Jah, ma vaatan oma memme praegu, tema mõtleb ka, et see lõpp, et nagu väga kaua lähme koju. Kodu paistab, aga tuppa ei pääse. Et mis koera elu see selline on? Lissu! Näete, siin ta on, navigeerib. Oi, tere! Lissu ei näe meil hästi. Ei kuule ka hästi. Siis kui juustutükida on andes, ma pean ta nina alla panema, mis ta ehmub selle peale, et tuleb kähku suu lahti tegema. Vaat niimoodi, kuulge, tšau kakao, ma sain kõigest räägitud. Ja rohkemgi veel. Plaani väliselt. Hirmsasti toimetavad midagi. Ma ei tea, kas te näete? Läbi metsa. Mul on ühed sellised jube põrin on ka. Lissu läheb koju nüüd. Okei, ma panen ta kinni igaks juhuks. Muidu ta võib naabri koju minna. Tšauki, tšau. Erike ja numbrite keel.